Tere, internetihuvilised! Tere tulemast internetipäevale, mis oma järjekorras on juba 4. Algatuseks pean ma tänama Facebooki, kes võttis meie päeva turundada. Nimelt on laikimine ja sotsiaalmeedias tegutsemine ka meie päeva üks teemadest. Ja peale Cambridge Analytica ja Facebooki tänuväärset koostööd teame me palju rohkem, mis meie andmetega juhtub. Tänan loomulikult ka meie enda armast Postimeest, kes eelmisel nädala arvamusliidrite lõunal võttis sisse juhatada robootika ja tehisintellekti teema. Ja tänan loomulikult kõiki teid, kes te kas hääletasite või pakkusite ise tänase päeva jaoks teemasi. On, mille üle arutada. Nagu ikka, internetipäeval ei puudu ka eksperiment. Ja kui mõni teist imestab, miks me täna ei räägi eraldi Euroopa Liidu andmekaitsereformist, siis päris andmetest, meie enda andmetest me täna ka ei pääse ja nii palju avan siis seda saladuse loori, mis eksperimendi käigus hakkab toimuma. Aga Euroopa Liidu andmekaitsereformist tõesti räägib kogu maailm. Te ei usu ka seda, kuidas Ladina-Ameerika selle üle vaidleb. Nüüd on alati hea meenutada seda, mis on see internetipäeva erisus siis kõigi teiste omataoliste konverentside, päevade, arutelude seas. Ja üks asi on väga lihtne, mida siin saalis ei tule seletada, et internet areneb väga kiiresti. Aga teine asi, mida me ise iga päev ei teadusta, on see, et internet ja tema areng ei ole ainult tehnilise kogukonna asi. Ta ei ole ka ainult valitsuse asi, kes siis reguleerib või ei reguleeri, vaid interneti arengu asjad on piisavalt keerulised selleks, et seda saab ja peab arutama nii siis selle tehnilise kogukonna, valitsuse esindajate, akadeemia, eraettevõtete kui ka siis meie interneti kasutajate ringis. Selleks, et leida kas või siin Eesti maanurgas parimad lahendused. Ja selleks on muide ÜRO loonud sellise aruteluplatvormi nagu IGF ehk siis Internet Governance Forum, mille üks väike osa on siis Eesti oma rahvusliku IGF-iga ehk tänase internetipäevaga ja kui keegi veel mäletab, siis Euroopa tasemel näiteks oli see Eurodiig, mis eelmine aasta juuni alguses Tallinnas toimus, nii et selle nii-öelda globaalse aruteluplatvormi osa oleme ka meie. Ja ime, seesama maailma aruteluplatvorm IGF ootab 13. aprilliks ettepanekuid, mis asju arutada maailma siis selle foorumi tasemel. Nii et kõigil, kellel on huvi, saab seda ise pakkuda. Ja seal just nimelt on ennekõike oodatud need teemad, mis tulevad siis meie igaühe käest. Aga mul on ka majapidamisteadaandeid tänase konverentsi jaoks. Kõigepealt see, et meie seas liigub fotograaf Mihkel, selleks, et tänast üritust siis veebis jäädustada ja kui keegi ei soovi pildi peale jääda, siis ütelge talle. Lõuna on 45 minutit ja siit korrus altpool, nii et siis, kui me oleme
2 teemat ära arutanud, siis pakutakse lõunat. Ja esimese arutelu teema järgi tutvustab Jaanika Leoste, kes on siis täiskasvanute robootikakoolitaja kõigile huvilistele, kes või mis on Osobot. See on siis tänane käeline tegevus, mida saate kõik harrastada lõunapausi ajal. Nüüd kaardipakk teie istme kohal on rariteet loomulikult ja kaasavõtmiseks. Ja sellega saate iseenda ja oma lähedaste küberteadlikkust tõsta nendel õhtutel, kui te mingit mängu tahaksite näiteks mängida. Ja veel eriteadaanne siis neile, kellel on tunnistust vaja, kas kooli või koju, et te täna siin olite, siis seal taga laua peal saab ennast kirja panna. Ja enne, kui me liialt kardame või hoopis loodame tehisintellekti peale, on kindlasti hästi mõistlik kasutada oma pärisintellekti täna ja siin. Viljakat internetipäeva! Ja läheme tänase esimese arutelu teema juurde, mis on siis muinasjuttude maailmast. Me kuuleme väga palju erinevaid lühendeid, inglise keeles buzzword'e ehk elutäiteid selle kohta, mis on IoT, mis on AI, mis on iseseisvad autod ja nii edasi. Need on väidetavalt täna kohal, aga justkui ei ole ka. Ja see on üks teema, mida me tahaksime lahti arutada, kui reaalne need asjad tegelikult on, millal need tulla võiksid, kas me saame innovatsioonile käe ette panna. Ja teemat juhatab ja püüab värskena hoida Henrik Roonemaa, kes on siis tehnikaportaali geenius.ee vastutav väljaandja. Ole hea! Nii, ma lähen kõrgemale. Tere hommikust minu poolt ka. Mul on telefon käes sellepärast, et ma panen meile taimeri, et me ei läheks üle aja, sest alati, kui konverentsil esimene paneel paneb kõvasti üle aja, siis on kõigil teistel väga halb olla. Et me seda ei taha teha. Aga minu nimi siis Henrik Roonemaa ja mind paluti siia modereerima seda esimest paneeli, mille tegelikult idee tuli välja, kui me kogu seda üritust ette valmistasime Interneti sihtasutuses ja räägiti, et millest kõigest me peaks rääkima, kuidas nii palju on üleval, et mis on nagu võimalikud teemad, eks ole, et mida siin tänasel päeval üldse kajastada. Ja siis mul ühel hetkel tekkis küsimus, et kas need ikka on päriselt teemad või, et kus me teame? Eks ole, et hästi palju meedias kirjutatakse, ajalehtedes on pealkirjad ja kui piisavalt palju nagu pealkirju panna ja piisavalt palju kirjutada mingisugusest teemast X, siis varem hiljem juhtub, et see muutub tõeks. Et see muutub nagu isetäituvaks ennustuseks või et see muutub faktiks. No et see, et umbes, et meie kõigi töökohad võetakse ära ja tehisintellekt hävitab maailma ja seal on natukene veel ja see ongi muutunud faktiks. See on nagu üldteadmine, kõik ütlevad, et nagu teada on, eks ole, et siis on niimoodi. Aga tasu alati võtta Elon Muskist eeskuju, kes just ükspäev lugesin, et ta astus füüsikadoktorantuuri ja siis kukkus sealt mõne päevaga kohe välja, et ta ei viitsinud teha. Aga kui ta oma ettevõtet läks arendama, et siis see selline reaalteadlase tung algosakaste poole, et võtame probleemi nii tükkideks lahti, kui me oskame. Et küsime ikkagi, et kas need algtõed või need uskumused, millega me oleme harjunud, et kas need ikka päriselt on nii. Vaatame. Ja tema on seda väga edukalt oma äris kasutanud, et meie proovime siis täna teha samamoodi ja olla väga edukad selles, et me läheme nende sõnade taha ja küsime, et kas nad päriselt ikkagi on nii. Võib-olla on, võib-olla ei ole. Igatahes ma ise ei oska ju kahtlemata nendele küsimustele vastata, mistõttu me nägime vaeva ja panime kokku väga auväärse targa paneeli, kelle ma siis palun lavale. Kaidi Ruusalepp esimesena, Funderbeami asutaja. Tere! Tere! Meil on toolid nummerdatud, muide. Tool number 2 on sinu. Nii, tool number 3 on Linnar Viik. Kas tohime istuda ka juba või? Võib isna istuma, jah. Võib. Siis tool number 4 on Tanel Tammet.
väga hea tool. On väga hea tool. Seega, meil on meeldiv võimalus hakata nende küsimustega pihta ja kes internetist luges tutvustust, kes ei lugenud, ma siis kannan selle teile veel kord ette. Kas asjade internet, bitcoinid, isesõitvad ja lendavad autod, blockchain ja tehisintellekt ja Z-generatsioon, ehk kõik need sõnad, kas need on muinasjutt või on see tänane reaalsus, mis vajab meie kriitilist tähelepanu? Mis on päris ja mis ei ole päris ja kas maailm muutub 100% ja kohe ja kas see ikka on nii, et need uued asjad on tõelised asjad või on see segu turundusest ja sellisest tehno-soovmõtlemisest ja vaimustusest. Ma võin päris üldiselt siis pihta hakata selle küsimusega. On meil midagi arutada üldse täna või kas me läheme kohe laiali või me ikkagi räägime tund aega? Kas siin on kahtlust? Kas on võimalik püsti panna kahtlus või küsimus, et kas need asjad on päris või need ei ole päris? On kellelgi tahtmist alustada? Tool number 2. Tool number 2 alustab siis, et võttes kohe sõna, kui antakse sõna, et tegelikult, mis on päris? Vesi on päris, puu on päris, inimene on päris, aga kui me hakkame rääkima kõigest sellest, mida meie ise oleme loonud, alustades internetist ja ettevõtetest ja isegi koolisüsteemist, et see tegelikult on ju kõik fiktsioon. See on meie enda loodud fiktsioon mingisuguseks koosolemiseks siin sellel planeedil, et ettevõtlust aetakse ettevõtete kaudu ja riik on ju ka fiktsioon, eks, et me peame neid inimesi, kes siin planeedil on, selles konkreetses piirkonnas juhtima mingisugusel moel, et kui nüüd sellisest lähenemisest lähtuda, siis kõik need, mis sõnad, mis me siia üles panime, et see ju ei ole päris, et see on midagi, mida me oleme teinud selleks, et kuidagi hakkama saada või kuidagi tuleviku poole liikuda, et võib-olla sellest alustada. No nii, sina, mina, me kõik oma ettevõtetega oleme selles maailmas aru saanud, et need algosakesed, millest see maailm oli tehtud, ei loo seda väärtust, kus me oleme praegu. Selle tooli materjal baseerub 100 aastate erinevate teadlaste tööl, mis on kumuleerunud üksteise otsa ja selle tulemusena on meil mingisugune uustest teadmistest tekkinud uus toode ja meie tulevik on üha vähem ennustatav tänu sellele, et teadmiste osakaal kõigis teenustes, kõigis organisatsioonides, kõigis nendes fiktsioonides, kõigis asjades ka, mis päriselt on meie ümber, on pidevalt kasvamas ja me ei saa teada täna seda, mida me alles täna õpime. Homsest ei ole võimalik ennustada, sest me alles homme saame seda teada. Järelikult on meie suur huvi, mõeldes selle peale, mis meid ees ootab, on anda mingisugune praktiline rakendus või tähendus nendele teadmistele, mida me täna omandame, ja sealt me püüame siis laiemaks avalikuks kommunikatsiooniks tekitada mingisuguseid väljendeid ja sõnu, mida tihtilugu kuritarvitatakse või millele tagantjärele alles selgub, et tal ei olnud õige hetk käes või need majandus- või sotsiaalsed või kultuurilised tingimused või konkurentsitingimused ei olnud sellised, miks see asi võiks nagu lõkkele minna ja edasi liikuda. Ja need on tegelikult need äratundmiskohad, et kas see, mida mulle praegusel hetkel meie olemasolevate teadmiste põhjal pakutakse kui lahendust olemasolevale praegusele probleemile, kas ta omab sellist nagu product market fit'i, nagu tehnoloogiaettevõtetes öeldakse, või kas ta kajab vastu üldse sotsiaalkultuuriliselt ühiskonnas? Selles mõttes, et meil on ikkagi võimalik püsti panna neid küsimused seetõttu, et potentsiaalselt on väga palju huvilisi, kes tahaks neid võlusõnu muudkui korrata meedias, eks ole, ja näidata seda tulevikku hoopis teistsugusena, kui ta on, või siis vähemasti presenteerida seda palju rohkem kindlamana, kui ta on. Et ma ei tea, näiteks blockchain on tohutu tulevik, me ehitame kõik ringi ja blockchain tuleb ja muudab maailma. Kas on näiteks nii või? Ma kujutan ette tervet hulka mängijaid, kellel on väga suur huvi, et me kõik muudkui räägiksime sellest, et blockchain tuleb ja muudab maailma. Ja ma kujutan ette, et väga vähe tegelikult on neid, kes on selles kindlad, et see nii läheb. Et seda haipi ja spinni peab selliste uute asjade ümber on alati palju, sest suured rahad on mängus, eks ole, ma ei tea, investeeringud, kasumid, börsid, teadusgrandid, et kõigil on nagu huvi seda palli nagu veeretada, aga meil peaks siis olema nagu selline kriitiline hetk küsida, et oot, aga kas me ikkagi nagu päriselt arvame seda?
no ka blockchainist rääkides on ju, et ega ja kõik need tehnoloogiad, mida me arendame, et ega sellised fundamentaalsed asjad ju ei muutu. See, et blockchain iseenesest oma tehnoloogias peaks hakkama lahendama usalduse probleemi. Et kui minule kuulub midagi ja ühtäkki ma annan selle Tanelile ja ma saan Tanelilt midagi vastu, siis kuskil keegi peab ära fikseerima selle, et nüüd need asjad kuuluvad Tanelile ja Tanel andis mulle selle eest midagi vastu. Et see, et me omavahel kaupleme, see, et me omavahel varasid, väärtusi vahetame, et see on see, mis kogu aeg on olnud, aga mis blockchain tõenäoliselt teeb, on see, et ta muudab seda, kuidas me omavahel varasid, väärtusi, mingisuguseid, midagi vahetame. No aga selles mõttes, et täna on seal, eks ole, nagu usaldusmängijad vahel. On see pank või mingisugune riigiasutus või mingi register, eks ole, keegi kinnitab seda, nüüd väide on see, et unustage ära, eks, et nüüd me paneme sinna blockchaini, et siis on palju parem. Kas selle, ma ei tea, on see päriselt nii või? On seal nagu tehniliselt ja ka ühiskondlikus mõttes see tellimus ja see võimalus olemas või? Mis sa, Tanel, arvad? No ma arvan, et mingis mõttes need asjad on kõik ju päris, ega muidu neist ei räägiks, eks ole, aga nad ei ole sellised muinasjutust võetud asjad, et nagu lendavad vaibad. Ja ma usun ka, et maailm muutub väga kiiresti ära, aga ma ei usu, et ta muutub sel moel ära, nagu me ette kujutame. Ta kunagi ei muutu sel moel ära, ta muutub alati mingil teisel moel ära, eks. Nüüd sestpidi vaadates võiks arvata, et need asjad just ei ole need, sellepärast et nendest me räägime, reaalsus tegelikult on alati nagu teistmoodi. Ja ma tegin väikse ettevalmistuse ka selleks paneeliks, et ma vaatasin kiiresti nagu ajaloost järgi, et kui vanad need asjad on, et kui päris nad on. Ja põhimõtteliselt kõik need asjad on vähemalt 30 aastat vanad. Vähemalt 30. Sa mõtled kõik need asjad, nagu näiteks blockchain, asjad, internet... Ja sel moel, nagu nad praegu eksisteerisid nad umbes juba 10 aastat tagasi. Et umbes 10 aastat tagasi oli see seis umbes nagu praegu. Väike areng on toimunud, eks, aga enam-vähem. Nii et ta on nagu päris pika ajalooga värk. Ja nagu midagi, nagu viimase 10 aasta jooksul midagi nagu hämmastavat ei ole juhtub, kuigi nad on nagu 10 aastat tagasi olnud, eks ole. Nii et võiks arvata, et võib-olla lähema 5 aasta jooksul ka midagi hämmastavat ei juhtu nende asjadega. Aga äkki selle väite visualiseerimiseks paneme ekraanile viimatise Gartneri hype-kõvera, kus siis loetletakse üles neid nii-öelda praegusel hetkel sõnades kasutatavaid tehnoloogiaid ja vaatamegi, et kust nad paganad siis pärit on, kust nad paiknesid näiteks 10 aastat tagasi sellel samal Gartneri kõveral. Ma teen väga kiire sissejuhatuse sellest, et mis see Gartneri kõver on, eks ole, et Gartner on siis see maailma kuulus uuringufirma, uurivad nad igasuguseid asju, teevad ennustusi ja siis see haibi kõver on neil, ma ei tea kui kaua, 10, 15, 20, 25 aastat, päris pikka aega ka 30 aastat vana, nagu kõik asjad siin maailmas. Võib-olla küll, jah. Igatahes ta väga pikka aega olnud, iga aasta nad annavad seda välja ja see on jagatud siis selliseks 5 osaks. Nagu te näete, et kui tehnoloogia hakkab nii-öelda meie radarile tekkima, siis alguses nad ronivad sellest suurest kõrgest sellisest mäest üles ja need siin vasakul hästi kiiresti ronivad kusjuures. Mõni, seal on näha, eks ole, et mõni ronib kiiremini, mõni aeglasemalt, aga üldiselt jah, kuigi vähegi asi on, et nad vaevaliselt, aga kiiresti lähevad sealt üles. Et siin vasakul on siis need asjad, millest ütleme, Postimees, Delfi ja isegi Geeniuse veel ei kirjuta. Et need hakkavad tulema niimoodi vaikselt radarile. Ja kui nad jõuavad sinna üles, siis on kõigil tunne, et see tuleb ja muudab nüüd maailma, et see on see universaalne tehnoloogia, et vot see oligi meil just puudu, et meie elud on pärast seda täiuslikud, kui me selle asja kasutusele võtame. Ja siis natukese aja jooksul selgub, et see ei ole nii, et ei ole ühtegi sellist tehnoloogiat, mis kõike maailmas muudaks ja oleks nii perfektne igatepidi. Ja siis tekib inimestel, tehnoloogia tuleb sealt mäest alla ja siis ta jõuab nagu sellisesse auku, kus tekib tunne, et pagan, see oli täiesti kasutu asi. Et kõik rääkisid, et sellest saab tohutu suur asi, tegelikult sellest ei saa mitte midagi, unustage ära. Ja alles siis, kui ta jõuab sinna 4. sektorisse, ta hakkab siis ronima sinna sellisesse produktiivsuse platoole, et siis selgub, et mille jaoks teda tegelikult kasutada võiks ja mille jaoks ta tegelikult vajalik on. Kõik ei jõuagi sinna, kõik need asjad. Nii et see on see, mida see kurv tähendab. Aga tulles Taneli väite juurde tagasi või selle näite juurde tagasi, siis ma vaatasin ka varasemaid Gartneri kõveraid ja vaatasin huvi pärast 2015, 2008, siis sama virtuaalreaalsus või liitreaalsus olid 3 aastat tagasi nii-öelda kõvas langustrendis ja 10 aastat tagasi olid nemad need, mis nii-öelda kihutasid üles. Ehk nad on oma nii-öelda loomulikus elutsüklis kuhugi välja jõudnud ja samuti on Gartner ehitanud alati väga huvitavat küsima, kes on see punt ettevõtteid, kes on see punt investoreid,
kuskil, kes on loonud sellise meemi, nagu me praegusel hetkel kujutame ette sõna nagu baas või 4G printing. Keegi on kuskil, kes on väljaspool üldjuhul teadussfääri huvitatud sellest, et akumuleerida avalikku tähelepanu sellele märksõnale ja tekitada sellest lubadus tuleviku jaoks. Ja siin on ka väga huvitavaid selliseid, sa mainisid sellist sõna nagu spin, et Silicon Valley's või olulistes tehnoloogia investorpiirkondades on olemas inimesed, kelle igapäevatöö on tekitada meeme, uusi mõisteid ühe investorettevõtte või mitme investorettevõtte portfelli ümber ja tagada seda, et see meem saaks elujõuliseks lubaduseks. Tagada seda, et selle meemiga ei kaasneks hirmusid, ohtusid, et oleks selline nunnu ja maailma päästev. Ja nad on teinud seda 30 aastat juba. Nagu kõiki häid asju siin maailmas, Tanel, nüüd võib öelda, nagu professor Tammeti konstant on 30 aastat. Kõik head asjad siin maailmas on 30 aastat olnud juba. Ja aastal 2050 öeldakse sama, jah? Et siis aastal 2020 keegi hakkas midagi susima mingi asjaga. Meie asi on tegelikult vaadata ka seda, et kas tõesti, kust need siis eelkõige nagu kiirel haibi kasvukõveral olevad mõisted, kus nad on tekkinud? Meil kunagi Tanel kui aitas teha ka sellist asja nagu Eesti Päevalehte internetti panna 90 aastate keskpaigas. Siis see oli jumalast kasulik asi, sest et hiljem tekkis meil võimalik vaadata, kust tekkisid eesti keelde uued sõnad. Kas te mäletate sellist sõna nagu euroremont? Jaa, aga see ei ole, selline sõna nagu euroremont ei tekkinud kuskil Keele- ja Kirjanduse instituudis või keelevalvuri nagu pilgu all. See tekkis Eesti Päevalehes ühes konkreetses kontekstis ja tekstis, kus remondiettevõtted, kes panid nagu kipsi korteritesse seintesse, olid akumuleerunud mingi paari nädala jooksul, avastasid sellise meemi ja kõik kuulutused hakkasid olema euroremonditud korterid, mille turuväärtus, nagu hind, oli siis nagu kipsistatud seinaga, oli umbes 20% kõrgem kui korter, mis ei olnud euroremondi. Oota, aga sa tahad öelda, et euroremondi põhimõtteliselt oleks võinud ka panna tol hetkel siia kõvera peale? Ja ma olen täiesti veendunud, et igasugune sõna, mis on meie avalikus kasutuses ja mis loob meile mingisuguse kuvandi, tol hetkel samuti väga positiivse nunnu kuvandi, euroremont, sirged seinad nagu. Oleks ka ilmselt võinud panna 90 aasta keskpaigas sinna ja siis tema tähendus muutus. Kurat, see on nagu... vaatasin ka samuti neid vanu Gartneri kõveraid natukene, eks, ja vaatasin, et mis on juhtunud nende meemidega, mis ma ise mäletan, mis oli 5 või 10 aastat tagasi nagu kõvad. Ja nad on üldiselt kaovad siit kõverast ära. Kui te vaatate siin paremal, eks, on väga vähe asju. Ja vasakul on väga palju asju. Ja lihtsalt nad selle kõvera peale neid alla kukkuvaid asju ja seal nagu alla jõudvad asju enam ei joonistu, nad lendavad kuhugile kosmosesse ära. Nii et näiteks mitte väga aega tagasi oli, viimane asi, mis oli väga suur, oli big data, ma arvan. Praegu nagu big datast nagu keegi väga enam nagu ei räägi, et big datast siin näha ei ole, jah? Ei ole, jah. On muutunud nagu AI-st rääkimiseks. See on nagu umbes sama asi, aga ta on nagu uus variant big datast. Ja siis oli näiteks niisugune asi nagu cloud computing, ja see ilmselt on nagu jõudnud siia nagu paremale, et keegi sellest ka nagu enam ei räägi, see oli ka nagu väga kõva asi. No ta on muutunud väga produktiivseks. Tema on selgelt nagu siin, eks ole. Teda enam välja ei joonistata, eks. Aga kas need meemid, mis siin seina peal on ja üldse need sõnad, millest me räägime, võib-olla need võib jagada sellisesse 3 suuremasse kategooriasse, et ühed on tehnoloogiad, mis jõuavad sinna üles juhul, kui tehnoloogiatele tekivad rakendused peale. Teiseks on need meemid, mis arenevad edasi, big data AI, ja kolmandaks on meemid, mis kukuvadki ära. No aga vaatame, mis seal praegu üleval on, et meie paneel siin tegelikult on kogunenud, et arutada just nende asjade üle, mis on seal tipus, tegelikult Tanel ju peaaegu sõnastas selle meie ülesande ära, et kas kukub ära või kuku, on ju. Et kõiki neid, mis meil siin täna teemaks on, ei ole, aga näiteks need samad machine learning, deep learning, nagu te vaatate, need on täiesti üleval praegu. Need on täpselt need asjad, mis on ka suurte uudisportaalide esikülgedel, eks ole, kus kõik nagu räägivad, kus kõik ootavad, et ärkame homme üles ja meie maailm on totaalselt muutunud, sellepärast, et igal pool on deep learning. Et on täpselt, see ongi see ohukoht, et ta haibitakse üle
ja siis võib selguda, et ega temast ei saagi midagi või saab mingi väga väike mutter mingisuguses süsteemis, aga ta ei ole kaugeltki selline asi, nagu ta seal nagu tipus praegu on. Et neid tehnoloogiaid on ju palju, seesama blockchain, vaadake, on teel mäest alla ja öeldakse, et 5-10 aastat enne, kui temast üldse midagi saab. Et sinna üles jõuab ju päris palju asju, aga me sealt kätte saame tõenäoliselt ainult üksikud. Või ma eksin? Ilmselt vaata, nagu sa ütlesid, et sinna ülesmineku mehhanism on see, et mingi hulk inimesi on huvitatud, et oleks siuke hästi soe, nunnu ja mõjuks atraktiivselt, eks ju. Ja kui tekib nagu tunne, et noh, et tast on nagu räägitud siin 5 aastat, aga midagi nagu väga näha ei ole, siis see soojus kaob ära, eks. Talle jääb siukene natuke kõdumaik külge, on ju. Nii et siis ta muutub nagu negatiivseks. See on nagu see probleem, ma arvan, et kui ta sinna üles lükatakse, siis talle pärast jääb negatiivne maik külge. Kui teda ei lükata üles, siis ei jää, sellepärast et sa nagu ei oodad väga, eks. Et midagi nagu negatiivset ei juhtu, nagu vaikselt seal nagu midagi toimub. Aga võtame seesama deep learningu ja machine learningu näite. Kes hoiavad neid asju seal üleval? Miks me peaks lugema, miks tavaline inimene peaks päevast päeva lugema midagi deep learningust? See ei ole ju kuidagi põhjendatud. Ma arvan, et see äkki linnar oskab nagu välja mõelda, et kes võiks olla huvitatud sellest deep learningu meemi pussimisest, sest see ettevõtete hulk, eks. Või näiteks blockchain on samasugune asi. No, ütleme, siin on vahe. Blockchainiga tegeleb nagu rohkem ettevõtteid, deep learninguga väga vähe ettevõtteid. Et kes on huvitatud deep learningu meemi pussimisest, see on hästi nagu kitsas hulk, see ei ole nagu euroremont, et kõik nagu reklaamivad sulle. Palju väikseid tegijaid on, ei ole, jah. Võtame lahti selle skeleti siis korra. Räägi, Linnar, kes on huvitatud deep learningu pussimisest? Mulle nagu meenub selline analoog võib-olla, mis oli kunagi Larry Ellisoni visioon Oracle'i tuleviku kohta, kus ta rääkis seda, et personaalarvutid koos sellise operatsioonisüsteemiga ja sellise tarkvaraga, mis sinna sisse on laetud, et mingisugused funktsioonid, et need on nagu mõttetud, et kõik asjad hakkavad olema meil ainult sellised õhukesed slim computerid, et sul on ainult ja kõik muu töötlus toimub pilves. Selle taga oli tema, nagu seda laadi suur ettevõtte, väga suur huvi muuta turusituatsiooni, muuta turul personaalarvutite olemuslikku arhitektuuri, funktsionaalsust ja seda meemi tugevalt survestada koos oma selliste koalitsioonipartneritega, kes tal selle ajal olid olemas. Ma arvan, et deep learningu puhul võib samamoodi näha, et on ettevõtted praegusel hetkel, mina julgeks panna sellele kõige rohkem nagu 2 ettevõtte suured strateegilised huvid külge, kes on piisavalt suured, et maailmas midagi ära teha. Üks on IBM ja teine on Microsoft. Ja kui ma mõtlen selle nagu sõja peale, mida siin üldse praegu siin pildi peal näha ei ole, siis minu meelest see sõda on hästi põnev ja huvitav, kus ühel pool on olemas sul maailm, kus kohas äpid on oma töö ära nagu kehtestanud, et igasse seadmesse on võimalik panna mingisugune äpp või mingisugune rakendus ja sellega midagi korda saata. Ja siis on tulnud meil uus tärkav meem, mida võib näha ka sellise deep learningu, AI ja AI renti kõrval, kus on olemas ettevõtted, kes ütlevad, et teil ei ole vaja mingit rakendust, vaid mis te teete on see, et teie annate meie poolt hallatavasse pilverakendusse oma andmed ja te rendite ühe väikese vertikaalse tehisintellekti või masinaõppe tarkvaratükikese, kes suudab selle ülesande ära lahendada. Ja toome ühe hästi lihtsa näite selle kohta, et meil on ühistranspordi planeerimine. On selline töö, mille peale klassikaliselt, kui Tallinn tahaks seda teha, siis ta palkab ühe konsultatsiooni ettevõtte, kes võtab selle eest umbes 80 000, võib-olla 100 000 eurot selleks, et kaardistada situatsiooni ja siis teha ettepanekuid ja juurutada ja planeerida. Ja nüüd on neile alternatiivettepanek. Laadige oma ühiskondlikust transpordist tulev data meie Microsofti private cloudi ja meil on olemas 3 ettevõtet, kes konkureerivad selleks, et pakkuda teile 100 euro eest kuus pidevalt täienev ja parenev ühistranspordi planeerimise graafik. Ja kuna sellel ettevõttel on kokku umbes 80 linna, kellega ta tööd teeb ja töötab reaalajas, siis tegelikult ta suudabki selle hinna alla tuua. Ja minu jaoks on see nagu deep learningu taustal olev selline turumuutus. Tahetakse minna hoopis järgmisesse valdkonda, milleks on siis sellise masinaõppe tehisintellekti rakenduste renditurg.
no sa jätsid Google'i üldse välja sealt ju. jah, see on huvitav, et sa jätsid Google'i välja, sest Google ise on nagu see, kes seda niimoodi avalikult kõige rohkem push ib, eks tema omab neid kuulsaid deep learning'u väikseid ettevõtteid ja DeepMind tema oli see, just, et see on nagu tema lipukiri. Ja no, ma ei tea, kas sa jätsid ta meelega välja, mõtlesid, et see on lihtsalt liiga elementaarne. aga suurel ettevõttel on musklit selle jaoks ju. jah, IBM huvitaval kombel nagu ei ole päris seal. Ta on nagu niisugune vahepealne asi, sest IBM-i see põhibusiness ongi tegelikult need 100 000-sed konsultatsioonidiilid. Ja see serveri värk on tal natuke nagu mitte nii tähtis, kui võib-olla Microsoftil ja Google'il, eks. Ja tema ei ole väga veendunud, et ta tahab nendest 100 000-sest konsultatsioonidiilidest loobuda. Ja minu meelest nemad seda nii väga ei pushi. Okei, võtame selle sama Google'i näite. Miks nad teevad seda? Miks on näiteks Google'il või ka Microsoftil, mis on see nende huvi, et need asjad oleksid seal üleval, et me kogu aeg räägiks nendest? Enne, kui üldse veel midagi olemas on. No, väga vähe on olemas, väga palju räägitakse. Selge konflikt on. Aga miks nad teevad seda? Kas ei taanda näiteks selle peale, et mis toimub üldse nagu Silicon Valley's ja mis toimub ümber nende suurte korporatsioonid, et nemad on väikeste arendusettevõtte ja startup-ettevõtete kõige suuremad ülevõtjad ja ostjad. Ehk mis on startupide motivatsioon ka tulla millegi väga ägeda nišitehnoloogiaga, mis võiks kuuluda näiteks Google'i väärtusahelasse, kus Google saab pikendada oma rahamasinat, ja müüa üks hetk see Google'ile maha. Et kui me DeepMindist räägime, siis DeepMind on ju ka muutus Google'i osaks, ta ei olnud ju Google'i osa. Ja see sama uute ettevõtete arendustsükkel on ka niimoodi, et kui sa tuled välja ettevõtjana, siis sa tahad ise ka pildis olla. Siis sa mõtled kõige kreisimad sõnad välja, paned need kleebid oma ettevõtte külge, siis sa saad investorite tähelepanu ja üks hetk muutub Google'i osaks. Eks see on ka üks trigger, mis on muutnud seda, missugused passwordid on parasjagu üleval ja missugused passwordid on parasjagu kuumad. Ja kui nüüd vaadata selliseid suuri ettevõtteid, võtame Google'it, IBM, Microsoft, nemad on juba sellises faasis, et nemad peavadki ostma endale kokku, et nad nii kiiresti ei suuda liikuda. Google on veel ehitatud sellises tsüklis, et tema masinavärk veel liigub ja ta suudab innoveerida, aga neil on ju oluliselt mugavam võtta need see väike tükk ära ja integreerida oma väärtusahelasse. See on hästi tõeväärne ja minu meelest nagu... See on selline mäng, kus kõigil on nagu huvi, eks ole. Et väiksed ettevõtted tulevad mingi kihvti tehnoloogiaga välja, siis nad õudselt palju tahavad sellest rääkida, et iseenese väärtust tulevase ostja peigmehe silmis üles ajada. Mina isegi ütleks, et see on teistpidi, kõrge tõenäosusega on see võib-olla isegi teistpidi, et mõelda, et praegu loodusskaamerad näitavad seda, kuidas teded kogunevad, juba hakkavad kevadised mängud peale, siis tegelikult see on marketplace seal. Ja kevad, mis nagu triggerdab neid, siis ütleme, et kuskil Google'i ja suurte tehnoloogiaettevõtete sellistes analüütikus öeldakse, et see peaks olema järgmine nagu tehnoloogia, mis meil on tegelikult oma komplektis puudu. Spinnime selle märksõnaks ja ütleme, et nüüd tee kõik seal, need 40 000, kes mõtlevad, et kuidas saada miljonäriks. Nüüd ma mõtlen, teen omal garaažis, hakkan siis tegema seda tellimust täitma, hakkan sellele promissile vastu töötama. Ja isegi, kui mitte keegi saa päris täpselt aru, et mida tahetakse, siis selle teekonna käigus toimub siis see, et tõesti sul on olemas nagu 40 ettevõtet korraga Silicon Valley raadiuses, kes kleebivad endale see sildi, teevad midagi, nendega käiakse rääkimas, investorid käivad rääkimas, miks te niisuguse asjaga tegelete, sellepärast, et see on next big thing, sellepärast, et siin kirjutas nagu TechCrunch kirjutab juba 4. lugu sellest ja pagan küll. Meil on Funderbeamina tegelikult väga hea näide siin, et siis kui me hakkasime Funderbeami tegema 2013, et selleks, et startupidega üldse neisse investeerida ja kaubelda, sa pead aru saama, mis selles majanduses toimus, mis seal selles uues ja startup majanduses toimus ja me ehitasime üles andmeanalüütika, meil on andmebaasis 150 000 startupi ja me vaatasime, et selleks, et panna neid siis nii-öelda olemasoleva maailmaga võrreldavaks, me võtame börsidel kasutatava ettevõtlusklassifikaator või majandustegevuse klassifikaator ja paneme siis selle startupidele ja ei läinud tööle. Sellepärast, et need uued märksõnad olid nii teistsugused ja me töötasime välja siis oma märksõnade süsteemi, meil on 52 erinevat märksõna,
mida startupid kasutavad iseenda ja omaenda majandustegevuse kirjeldamiseks või ettevõtluse kirjeldamiseks. Ja kui te arvate, et need märksõnad aastal 2014 olid samasugused, mis on praegu, ja me ka mõõdame seda, et kui palju ettevõtteid nii-öelda ühe mulli sisse kuulub, siis see on pidevalt liikumises. Et hästi-hästi põnev, missuguste valdkondadega tulevad uued ettevõtted välja ja kuidas nad ennast siis kirjeldavad. Äkki Tanel oskab sellesse märksõna maailma juurde, ma tean, et me oleme sellises nagu ülikoolide konsortsiumis nagu EIT Digital püüdnud teha just midagi analoogilist, kus me oleme peaaegu nagu nii-öelda Gartneri kõvera peal olevatele alustavatele ettevõtetele pannud vastu teadlahed ja öelnud, et nii, et siin on nagu need märksõnad. Nüüd öelge seda, et teie 20 Euroopa ülikooli tehnoloogia uuringute portfell, et pange näpp peale nendele asjadele, millega teie tegelete seal, millesse te panustate. Ja kõige võib-olla huvitav on see, et seda kõverat pidi liikudes, et see, mis on siin nagu juba kaugele jõudnud, see on niisugune bakatööde värk. Virtuaalreaalsuse rakendamine Eesti masinatööstuses näiteks. No ja umbes niisugune bakatööde värk. Okay. Kui vaadata selliseid nagu Saksa ülikoole ja Briti ülikoole, siis see on juba niisugune bakatöö. Et magistritööd on kuskil seal nagu langevates asjades, blockchainis tehakse magistritöid ja selliseid UAV-d, commercial UAV-d ja droonid, need on niisugused magistritööd asjad. Aga siis juhtus nagu see, et doktorantuuri ja nii-öelda päris teadlahed nagu radikaalselt distantseerisid ennast meemidest ja ütlesid, et kõik see, mis praegu on haibikõveral kasvul, me nagu keeldume tunnistamast, et meie teadustegevus on seotud nende asjadega, mis on haibis. Tanel, kas sa oma igapäevases töös oskaksid näiteks öelda, et kas teadlase jaoks klassikaliselt või stereotüpiseerides on see nagu jälk tunne olla osa mingist vahutavast haipist oma igapäevatööga? Et see on nagu rõvetamine. No ühest küljest on sul muidugi õigus, et on küll nii, et ei ole normaalne ennast nagu niisuguse haibiga otseselt siduda, eks. Aga mul ei ole ka samast tunnet, et see on nagu jälk tunne. Et ma arvan, et see ei ole nagu niisugune jälk asi, see on pigem nagu niisugune enesekaitseline asi. Et vaata, ülikoolis on inimesed harjunud tegelema oma mingisuguse väga kitsa spetsiifilise nišiga. Ja nad teevadki oma väga kitsa spetsiifilise niši. Seal on väga vähe tegelikult, et tehakse grupiti mingeid suuri projekte. Eks, et igaüks uurib mingit ühte niisugust väikest asja. Ja see väike asi kunagi ei kõla nagu väga uhkelt. Eks. Ta ei kõla niimoodi, et ma teen siin lendavat autot või bitcoini, või ta ei kõla. Ja siis on sul vaja nagu ennast kaitsta, sellepärast kõik ütleb, miks sa ei tee lendavat autot või bitcoini, et mis pagana mutrit sa siin teed, eks ole. Ja sellepärast nagu kõik ongi nagu sellises automaatsel kaitsepositsioonil, et come on, eks ole, et me ei tegele nende suurte asjadega, sellepärast, et niipea, kui sa hakkaksid nagu ennast sinna külge määrima, siis sa nagu satud nagu tule alla. See on niisugune kollektiivne kaitse. Täpselt just umbes analoogilisel seisukohale jõudis ka tegelikult kogu seda töörühma juhtinud mingi 25 aastat BMW arendust juhtinud Raimond Freiman, kes siis nagu istus nende ülikoolidega koos, meil oli niisugune komitee ja tema ütles, et jaa. Kas ta on sakslane? Ja, muidugi. Ja. This is like sex with condom. You have a sex, which is not very good, but you have little risk. Et see teadlane suhtestub sellesse siis samamoodi, et tegelikult tahaks nagu flirtida tegelikult nende hype-asjadega, aga samas jälle omada ikkagi mingit indulgentsi ja kaitset selle eest, et jääda sellise... Aga kus siis nüüd, vaatame seda, smart dust, 4D printing, quantum computing, mingid asjad, eks ole, mis siin nagu lähevad üles, mis täna selgelt vajaks veel teaduse panust tõenäoliselt. See on olemas, aga seda nimetatakse hästi pika lohiseva lausega hoopis mingi muu sõnaga, mis positsioneerib mingisuguse teaduskonverentsid nii-öelda publitseeritava artikli nime alla. Ja ta on ikkagi, ega te siis, kui sa midagi hakkad tegema tehnoloogias nii-öelda revolutsioonilist ettevõtluse kontekstis, siis mulle tundub, et ettevõtjad on need, kes tõmbavad seda kõverat pidi üles ja siis need päris teadlased tulevad seal kuskil, võtavad siis asja tükkideks lahti nii-öelda molekulideks või milleks veel lennab lahti võtta ja panevad uuesti kokku. Aga et ettevõtluses on ju väga palju teadlasi, kes istuvad sul sisuliselt selle tehnoloogia taga, selle 4D printingu, ma ei tea, mille kõige taga istuvad, panevad oma teaduspanuse sinna sisse oma kogemused, et ega ta lihtsalt niisama, et sul ettevõtjal tekib mõte, et teen ära ja et
okei, ikka ei käi. me oleme siin nagu keerelnud ühe sellise suurema teema ümber, ma tahaks ikka väga, väga otse ära küsida teie käest, et kas tehisintellekt on olemas? Praegu? No mingil lihtsamal kujul ilmselt kindlasti, jah. Jaa, on. No Tanel. Mul on sellele 2 vastust, et nagu alati, et üks on see, et jah, et nagu te ütlesite, et mingi lihtsamal moel on, eks ole, aga siis mu standardvastus on ka see, et me võime seda tehisintellekti vaadata nagu laiemalt, umbes, et meie olemegi nagu selle suure ühiskondliku tehisintellekti osad koos kõigi autode ja kruvikeerajate ja teede ja elektrijuhtmetega ja raamatutega ja arvutitega ja meie ümber ongi nagu see tehisintellekt, me oleme kõik selle nagu sees ja kui me ehitame neid jupikesi nagu juurde, siis see üldine tehisintellekt, mis juba on, mida me nagu ei taju hästi, et see läheb nagu tugevamaks. Aga see on nagu hoopis teine vastus. Aga nüüd selles mõttes, et kas nagu tehisintellekt ses mõttes, et sul on nagu programm, mis oskab ise uusi programme teha ja värk datast nagu aru saab ja seda ei ole. Ja ma ei arva, et seda ka lähema nagu 10-20 aasta jooksul tuleb. Ma usun, et kunagi tuleb, aga see on mu enda tunne, et mitte. Ma oma seda vastust täpsustan, et üks hästi huvitav on viimane raamat, mis ma lugesin, Who Can You Trust, Rachel Botsman. Ja analüüsitakse siis usaldust, aga seal oli palju erinevaid teemasid lahti räägitud. Üks põnev lugu oli selle tehisintellekti teemal. Tehisintellekt õpetati bridži mängima. Ja bridžis on ju see, et kui sa mängid malet, siis on lihtne, see on puhas matemaatika. Aga kui sa mängid bridži, siis bridžis suur osa on bluffimine. Ja mis siis juhtus, oli see, et masina juurde toodi maailma kõvemad bridžimängijad nädalaks ajaks kokku. Esimesed pool nädalat sai masin ikkagi haledat lutti. Ja mis juhtus teisel poolel nädalal ja mis oli selle tehisintellekti arendajate jaoks midagi, mida nad ei oodanud, oli see, et masin õppis bluffima. Ehk masin hakkas ennast ise õpetama ja õppis bluffima ja nädala lõpuks tegi ära kõikidele bridžimängijatele. Ja see on see algfaas, kus me oleme, on see, et me oleme loonud juba masinad, mis on hakanud ise ennast õpetama ja ise õppima. Ja sellepärast ma arvan, et me oleme sellise nii-öelda ise õppiva tehisintellekti juba ikkagi väga lävepakul. Sa usud täpselt seda ülemist tippu seal praegu? No ja muidugi ma usun. Aga Tanel, kas see mulle kõlas küll väga sellise intellektuaalsuse lähedase tootena, sarnase tootena? Ei ole siis tegelikult või? Me teame, et see Google'i DeepMind võitis Go championit, mis peaks olema maailma kõige keerulisem mäng. See on kõik tõsi ja need saavutused on päris kõvad. Et ma olen sellega nagu täiesti päri ja see on väga huvitav värk, eks, aga ma mõtlen, see veelahe, sellele, kuidas me seda nagu ette kujutame, mis meil vaja on väga suur. Jah, selle tulevikuga on ilmselt nii nagu Tanel ja minu juustega, et ta ei ole ühtlaselt jaotunud, seda on vähe ja ta on niisugune lühikese. Ma pigem küsin vastu, et kas me tegelikult teame, mis me tahame? Ja kas me suudame kontrollida seda, mida me tahame? Kas me enam kontrollime seda, mida me tahame? Või see üks hetk hakkab kontrollima iseennast? Mida me tahame, me isegi ei tea, mida me tahame. Meil on üldjuhul on meil sõnastused on väga segajad. Konkreetses labori tingimustes, konkreetne mäng. Selle halvim tulemus on see tegelikult, millega ma olen tihtilugu silmitsi, on see, mida sa ka mainisid. Sa nimetasid, et masin õppis bluffima. Ta ei õppinud bluffima, selles mõttes tema jaoks ei ole sellist inimlikku kategooriat nagu bluffimine olemas. Ja kui me ütleme, et arvutile, mille ekraanil mingisugune kellakene tiirleb, ütleme, et ta mõtleb. Siis me anname talle mingisugused, me omistame talle mingisuguseid inimlikke omadusi, mille käigus me tegelikult tekitame mingisugust sidet ja suhet temaga ja see on meie jaoks tüüpiline, et me armastame mingisuguseid asju ja anname neile mingisuguseid emotsionaalseid kategooriaid. Aga nende seadmete jaoks ei ole olemas selliseid asju nagu emotsionaalseid kategooriaid, ehk me ei tohiks seda teha ja ma nii tihtilugu koen hoopis näiteks poliitikute või valitsusjuhtide või poliitika kujundajate seas seda, et nad panevad omavahel kokku sellised tehnoloogilised, ratsionaalsed kategooriad ja korraga leiavad obadi mingisuguse silla mingitesse emotsionaalsetesse kategooriatesse,
kus sellega ma saan valijaid kõnetada nende emotsionaalsete kategooriatega. Aga siis see lähebki nagu käest ära, et mul... Kas see mäng ei käigi tegelikult emotsioonide peal? Et vaata, me arutasime ka, et see, kuidas meid manipuleeritakse ja kuidas tehnoloogia meiega manipuleerib ja miks noorem põlvkond on nii arvutites kinni ja miks igasugused arvutimängud ja VR-id ja kõik muud, see tegelikult puudutab seda, mis toimub meie kehas ja mis toimub meie kehakeemiaga. Ja kehakeemia on see, mis trigeldab mingisugused reaktsioonid meis endis. Ja see on see, mida see tehnoloogia teeb, ja et see on see, mille peale mängitakse emotsioonide peale ja mängitakse selle kehakeemia peale ja siis toimub mingisugune hüpe ja meie enam ei tõuka, meid tõmmatakse. See on selles mõttes kommunikatsioonis ja turunduses on see, kui teie saite mulle enne öelda, et see on 30 aastat teada, et ma võin teile siin öelda, et see on ka 30 aastat teada või kauem veel, et inimesed ei mäleta hiljem, mida sa neile rääkisid, aga nad mäletavad, kuidas sa panid neid ennast tundma. Ehk et emotsioonid jäävad meelde ja lihtsalt info, see reaalne, ratsionaalne selline asi, see ei pruugi meelde jääda. Ja ega masinatele ju neid roboteid, mida ehitatakse, et jälle on tehtud katsed, et 3 erinevat robotit. Üks robot mehaaniliselt tegi lihtsalt järjekindlalt kõige paremat omletti. Teine robot käkerdas selle omleti tegemisega, aga sai ilusti hakkama. 3. robot ei saanud absoluutselt hakkama omleti tegemisega, aga tal oli selline inimlikult väga selline nägu tehtud. Ja siis, kui tal kukkus muna maha, siis robot vaatas otsa inimesele, kellel ta omletti tegi, et I'm so sorry, I'm really so sorry. Nii. Ja siis inimestele pärast katset anti valida, millise roboti nad koju võtaks omletti tegema. Mis te arvate, millise nad valisid? Millega tehnoloogia mängib? Mis tasanditel ta mängib meiega? No jah. Ja need on need Jaapani robotid. Ja, aga siin me jõuame ohtlikusse punkti, sest et kuskil on meil mingisugused poliitikud, kes otsustavad, et ikkagi avaliku sektori eelarve nii tehnoloogia arenduses kui ka teadus-arendustegevuses anname endale aru, et valdav enamus raha, mis läheb teadus-arendustegevusse ülikoolides, läheb avalikust sektorist ja siis, kui nad lubavad sulle blockchaini või kui nad käivad ringi ja jahuvad blockchaini teemal, unustades oma igapäevatöö, nagu blockchain on ju nunnu. Ei, see kõik nagu räägivad sellest. Okei, ma tiivustatuna oma mõneväärsest nagu edust tehisintellekti olemasolu küsimuse juures. Ma küsiks edasi, et kas meile nagu nähtavas, käega katsutavas tulevikus tekivad meie eludesse, meie ümber füüsiliselt robotid, kes aitavad või lausa võtavad mingeid rolle meilt ära? Ja nad on juba, minu mõist on ka. Meil on need koristusrobotid ja muruniidu robotid. Need on nagu olemas. Ladudes on täiesti... Aga nendega... Pakirobotid on ka. Pakiroboteid veel ikka väga ei ole. Ei, ma ütlen, Mustamäel on, kui see seal käib. See on see lugu sellest tulevikus, mis on nagu Taneli ja minu juuksed. Seal on kogu aeg sõidavad. Kukla pool on Mustamäe. Mustamäe on seal tipus. Aga tegelikult ka, selles mõttes, et on ju see legendaarne firma on see, mis ta nimi, Boston Dynamics, see, kes toodab neid, põhimõtteliselt mina olen aru saanud, et selle firma eksistentsi mõte on toota kord või 2 aastas lühikesi videoklippe robotitest, mis võiksid olla olemas. Ja rohkem selle kohta midagi teada ei ole, eks, ja kunagi neid ka ei tule. Siiamaani ei ole nagu välja tulnud. Ja siis me näeme mingisugused pannkogi ümberkeeramise roboteid ja igasugust jama osalt öeldes. Tööstusrobotid on olemas, eks kõik teame. Ja aga need on juba pool sajandit olemas. Kõva sõna, ja nad on pool sajandit olemas ja nad vaikselt kogu aeg arenevad. Aga nad on ikkagi rumalad. Nad on nagu siin kaugel paremal, nagu reaalselt. Aga need asjad, mis käiks nagu kodus ja aitaks näiteks tõsta nõudepesumasinast sahtlisse või aitaks nagu... Tooks külmkapist õlut, nagu see vana hea näide on. Klassikal näide, jah, või võtaks sealt riigiks mingisuguse bluusi ära ja paneks selle kokku, et see on nagu täiesti autoskoop, ma arvan, et meie eluaja jooksul seda ei tule. Aga need ei ole vajalikud. Kas nad loovad mingit erilist väärtust juurde, see õlle toomine kapist? Õlle toomine võib-olla mitte, aga näiteks koristusrobot küll. Sest see sinu
nõudepesumasin on nagu väga vähe aitav asi, kui sa pead ise sinna nõusid panema, seal kogu välja võtma. No suur asi ikka. Aga no suur asi, aga poolik, eks, aga looda saa, et me keegi saab hakkama mingi robotiga, mis seda värki suudab täita ja tühjenda, see on lihtsalt nii räme raske teha. Ja need robotkoerad ei tule ka, eks ole? Või kas sellise USA sõjavägi vist proovis neid, ma kuskilt lugesin, neid, no on ju räägitud, et kas eksoskeletone või siis lausa neid robotilaadseid koeri, kes seal kuskil Iraagi või Iraani kõrbes, eks ole, seda kolu neil kaasast tassiks. Ja siis see programm lõpetati ära, ma saan aru, 2 põhjusel. Esiteks tuli välja, et robotile ei meeldi liiv, sest ta läheb tal liigeste vahele, ja teiseks need masinad olevat teinud siukest müra ajaga ära oma liikumisega, et see kõik kohalikud teadsid nagu 2 päeva ette, et ameeriklased tulevad. Et nad osutus täiesti ebapraktiliseks. Aga tuleb midagi muud, mida me praegu ei tea. No, minu üks selline nagu vau-hetk oli selline, kui ma eelmine aasta olin Euroopa äriauhindade mingi European Business Awards mingi žüriis, siis tuli üks Sloveenia firma, millest me keegi pole kuulnud, nimega Rimac, kes on tegelikult... Mida selle korrektne hääldus mulle üks päev öeldi. Kõik ütlevad Rimac, pidi olema Rimats. Ja kui me teame, et see Richard Hammond pani selle autoga korraliku matsu, siis see on muidugi väga lõbus. No ikka, ütleme siis, nagu elektrisupersportauto. Aga miks ta väärtus on nii suur? Ta tegi ühe sükse triki, et ta õpetas auto adaptiivselt mõistma ja õppima ja teistele autodele kommunikeerima teeoludest. Ehk teisisõnu, kui sa sõidad kurvi, mis on libe, siis see auto hästi kiiresti püüab hakkama saada sellega, aga mitte lihtsalt ta ei püüa ise hakkama saada sellega, vaid ta annab kõigile teistele autodele, kes ka tulevad, teada ruttu, et A, seal on libe ja B, niimoodi saaks kõige paremini hakkama. Et see on nagu nii-öelda viis, kuidas seda kohta läbida kõige paremini. Või siis, kui sa ei saa sellega hakkama, ära parem tule sinna, siis sa seisad seal autos, ja mis ei sõidagi sinuga. Ja see oli minu jaoks nagu selline vau-hetk, sest et põhimõtteliselt tegemist on ikkagi garaaži ettevõttega, kelle tehnoloogia on praegu litsenseeritud nagu Saksa autotööstuse tippudes kõigis. Ja see on minu meelest selline funktsionaalne koht, sa vaatad, Tanel, et kuhu see paikneks nüüd seal kõverate peal või? Ma mõtlesin, et läheks nendest samadest küsimustest nagu umbes sellesse üldisemasse küsimusse, et mis te arvate, millised nendest 5 asjast, mis on sul vist välja loetud, eks ole, mis on siin Hypecycle'i tipus, millised nendest on meil nagu 5 aasta pärast ka veel nagu kõvad sõnad, millest me nagu räägime või mis tegelikult nagu toimuvad ja millised ei ole? Ma tahtsin ühe veel visata, mis on täpselt samasugune asi. Asjade internet, IoT, eks. Kus on need 50 või 100 või 150, palju Ericsson mitukümmend miljardit connected seadet aastaks 2020 nad on ennustanud. Kas see tuleb? Täna ei ole. Ja me näeme, me teeme nalja selle üle, kui kuskil on jälle mingi interneti pandud hambahari või ma ei tea, mingisugune Bluetoothiga kahvel või see on täna sellel tasandil. Ja nutikas kodu, küsige mõne eestlase käest, siin paar maja arendust on tehtud, kus on pandud nutikodu sisse, ma aeg-ajalt kuulen neid lugusid, see on päris õudne. Et seda ei ole. Kas see teema on olemas, kas see asi IoT on olemas ja tuleb? Ma tahtsin selle lihtsalt üles visata või me peaksime ära kustutama selle? Ma vaatan, kus see 10 aastat tagasi oli see IoT. Vaata, jah. No ma arvan, ta oli vähemalt seal üleval. Ta on ikka väga pikalt olnud ju pildis ja järsku teda tegelikult siin isegi ei ole, mis saab nagu vihjata kas variant A, ta on seal hästi paremal ära. Siin on olemas IoT platvorm, vaata. No see on mingi muu asi. No ei, ta on nagu umbes ikka selle mingisugune modifikatsioon. Ega ma ei tea, mis teile ka mõeldakse, aga ma mõtlen umbes, et mingisugune... Nad räägiks kõik ühte keelt võib-olla need seadmed, jah? Ma ei tea, et räägiks ühte keelt ja stiilis. Nad on väga kiiresti ka tõesti tõusnud, sest tegelikult aastal 2008 polnud olemas, 2012 oli ta all lõigus olemas ja 3 aastat tagasi hakkas ta, oli 2 sammu enne seda, kus ta praegu on, seega ta on endiselt nagu ägedal tõusuteel ja IoT platvormi, kui mõistet kasutati ka sel perioodil. Okei, aga lähme selle Taneli küsimuse juurde tõesti. Küsimus oli ju hea, et kas on nagu olemas teatud kindlad asjad, mis tasuks nagu ära visata, öelda, et ega nad sealt ülevalt nagu alla ja sinna produktiivsuse juurde ei lähe? Mina näiteks usun, et autod jäävad alles. Et ma arvan, et need autod ei lähe nii kiiresti, kui me arvame, aga nad ei kao kuhugil ära. Sa mõtled autod kui inimesjuhid? Autod, jah. Et nad vaikselt nagu arenevad. Ja ma arvan, et see õppimise värk jääb ka nagu alles. Ka mitte niimoodi, et me tas kogu aeg nagu räägime või oleme väga vaimustatud, aga ta ei kao kuhugi ära. Et ta on nagu mõistlik asi. Nüüd blockchaini puhul ma pigem arvan, et ta ei jää. Ja IoT puhul ma pigem arvan ka, et ta ei jää.
et selles mõttes, et neid mu enda oletused. ei võeta kasutusele sellisel kujul? No ta ei jää sellise nagu positiivse haibina. Et ta nagu mingil moel on, eks ole, aga mitte nagu sellise asjana, millest on nagu mõtet rääkida. Et nad ei tule ja ei muuda maailma nii suurel kujul, kui me praegu arvame? See on minu hüpotees. Blockchaini osas ma olen kindlasti sama meelt, ma arvan, vähemalt hetkel mulle tundub minu jaoks, et ta on nagu väga hea lahendus probleemile, mida ei ole olemas. Aga seda on tihti lugu ka varem olemas, ehk kui sa ütlesid nagu ennem, et usaldusinstitutsioonid, siis see probleem on ju kuskil mujal. Probleem on institutsioonides, mida ei saa replikeerida mingi uue tehnoloogia turule toomisega. Ei, selles mõttes, ma nagu blockchainil selles mõttes vaidlen vastu, et blockchain tõenäoliselt jääb, aga mitte sellisel kujul nagu praegu. Sellepärast, et see usalduse teema ja see omavahel niimoodi, et me peame alati kedagi usaldama, on ju. Et küsimus on pigem see, et kas tehnoloogia suudab talle pandud usaldust siis kanda või mitte. See on see testküsimus tal praegu. See, et ta mingid asjad oluliselt lihtsamaks teeb, kui sa võtad need vahendajad vahelt ära ja kirjutad oma usalduse sinna blockchaini peale, seda on väga paljud rakendused praegu suutnud tõestada ja sul on võimalik teenust pakkuda üle piiride. Minu meelest see blockchaini teema on just nimelt üle piiride, on ta siis korporatiivsed piirid või riigipiirid. Aga praegusel kujul on tal sellised fundamentaalsed teemad sees, näiteks, et ta ei ole piisavalt skaleeritav või tal ei ole seda mahtu, mida vaja on tegelikult. Võtab liiga palju elektrit. Võtab liiga palju elektrit, kui me Bitcoini blockchainist räägime, on ju, et ta mingid teemad tal on, et ta tõenäoliselt tuleb mingi neljandasse. Blockchaini kõige suuremaks hirmuks ja ohuks on ikkagi see, et ta on nagu kaks hetke nagu alati öeldud, et kui sul taksojuht hakkab nagu aktsiatega kauplema, siis nagu välju ruttu. Et praegu hetkel nagu on ikkagi see aeg on juba möödas, kui taksojuhid Bitcoini ostsid. Ja nüüd on kätte jõudnud see hetk, kui taksojuhid nagu blockchaini ehitavad. Sa sõidad päris huvitavate taksodega. Ma mõtlen ka, et... Ainult blockchaini taksoga. Et selle lihtsalt taksojuhi analoogiks minu jaoks on nagu poliitik, kes ütleb, et nüüd me tuleme, ütleme nagu kõige küünilisem näide on see, et tuleb keegi kohale, ütleb, et teil Eestis on äge riik, aga nüüd mul on küsimus teile. Me tahame panna käima nagu blockchaini siin oma Ghanas või Brasiilias. Aga miks on nagu tahalt küsida, miks te tahate seda teha? Miks on seda vaja teha? No sellepärast, et ikkagi kõik räägivad ja see on nagu, ja see on niisugune tehnoloogia ja kõik niisugune nagu väga tulevik on ju, future is blockchain, et we want to be the government of the future ja siis mõtled, aga miks te ei tegele nagu miks te ei tee rahvastikuregistrit lihtsalt valmis endale? Miks te ei tee seadusi ja ei vii neid ellu niimoodi, nagu te olete mõelnud? Miks teil ei ole institutsioone ja organisatsioone, kes nagu teevad selliseid ülesandeid, mida peaksid tegema? Ja tehnoloogia on minu jaoks tihtilugu on poliitikute puhul nagu eskapism reaalsusest, nagu põgenemine kohustuste eest, millega nad praegu peaksid tegelema, ühte lubatud tulevikku, mida mitte kunagi ei saabu tegema. See on juhul, kui see on selline mõnus udune tehnoloogia. Blockchain on täpselt poliitika jaoks ja taksojuhi jaoks on blockchain täpselt. Sky 2 või mis selle nimi oli, siis see ei ole eskapism paremasse tulevikku, siis see on ikka suur häda ja viletsus. Aga kui me nende tehnoloogiate taha tegelikult mõtleme, et tehnoloogia on ju põhimõtteliselt lahendus mingisugusele teemale, et räägime seda blockchaini teemat, et ta on lahendus mingisugusele usalduse teemale, et me saaks välja lõigata need sellised tohutud vahendajad, mis ütlevad, ma ei tea, näiteks, et minu maja nüüd kuulub Tanelile, seal on kõik notarid ja ma ei tea, mingid registrid ja ma ei tea, kes kõik, ja kui mina parasjagu elan kuskil mujal riigis, siis tuleb mängu veel erinevaid institutsioone. Kui me võtame selle auto, et isesõitva auto, siis teema on ju see, et meil on vaja liikuda mugavamalt ühest kohast A kohta B. Me oleme proovinud seda lahendada kogu aeg autoga, aga võib-olla auto ei ole teema. Võib-olla tuleb mingisugune hyperloop, mis iganes. Autorong, või mingi tunnel või mis iganes, mingisugused muud äkki paneks ühistranspordi tööle või? Et probleem on ju sama, on ju, aga me räägime tehnoloogiatest, mis peaksid proovima neid probleeme lahendada. Võib-olla kukub tehnoloogia ära, võib-olla tekib midagi muud paremat tasemel, et me saaks selle probleemi ära lahendada. Okei, Connected Home, ma vaatasin praegu, on seal nagu peaaegu kõige tipus, et tohutu haip on püsti. Jääb või jää? Ma räägiks hoopis blockchainist. No räägi. On ju nunnu. Okei, ma ütlen siis ka korra, et minu arust Connected Home ei jää, aga tundub, et see teid ei huvita ka. Järelikult see ei jää, kui see isegi teid ei huvita. Räägi blockchainist. Mul on kolleeg Jaan Priisalu, kes on igasuguseid suuri riigi asju juhatanud IT osas
ja siis me üks päev arutasime just sedasama küsimus blockchainist, et mis ta nagu kasulik efekt on ja Priisalul tuli selline mõte, et ta muudab natuke kultuuri oma sellise haibiga. Et kuigi tast nagu füüsiliselt väga palju kasu ei ole, aga ta tekitab sellise tajumuse, et tehnoloogia on suurem jõud kui juristid. Et umbes nii ta seda nagu väljendaski, et juristid nagu püüavad hästi ülbelt öelda, et noh, et me tegelikult nagu ütleme, kuidas asjad on, eks, ja nii käib, aga nüüd selgus, et ei ole. Et need blockchaini omad teevad nagu ise, ilma igasuguste seadusteta ja tekibki selline piiriülene usaldus ja süsteem, mis ei sõltu mis ei sõltu seadustest, mis on nagu puhtalt nagu tehnoloogia peale ehitatud, et tehnoloogide jõud kasvab, mis mulle nagu väga meeldib iseenesest. No jaa, aga samas ma vist tutvusin ükspäev nende nutikate lepingute, smart contractide teemaga, mis põhimõtteliselt tähendab, et sa proged lepingu, eks ole. Ja siis, kui sa selle blockchaini lükkad, siis see leping igavesti ka nii on. Ja siis seal olid kurvad lood inimesteks, kes progesid nagu väikse apsaka sinna lepingusse sisse. Ja mitte midagi enam teha ka ei saa. Valmis, blockchainis muuta ei saa, palun väga. Aga no vaata... Ega need juriste tõenäoliselt on ikkagi tulevikus vaja. Jah, seepärast, et niipea, kui sellest blockchainist tahad nagu välja jõuda, eks, et kui ma ikkagi tulen ja asun sinu majja elama ja ütlen, et blockchainis oli kirjas, blockchaini luba sinu majas elama, et seal on kirjas, et siis sa kutsud nagu politsei või juristid ja need ütlevad, mis pagana blockchain, come on, eks ole, näitame ehitusregistris nagu ei ole kirjas, eks. on muuhulgas see, et ka suured tegijad kõik unistavad sellest, et oleks seda kuradi regulatsiooni vähem. Et mõtle, kui palju me saaksime tegelikult sikku teha, kui seda regulatsiooni ees ei oleks, eks ju. Et kui sa vaatad ka Ameerikas, kuidas presidenti all erinevaid regulatsioone maha võetakse, eks ju, see kõik on äri huvides, et nad ütlevad, et me blockchaini me lihtsalt nagu natukese vähem piirame äkki ärisid, et see on tegelikult kõikide selles mõttes nagu märgunenägu ju. Mul on väga palju paralleele tekib just see, mis sa ütlesid, see 60-ndatel olid lillelapsed, tulid välja, ütlesid, et maailmas on suur rahu, me muudame maailma palju paremaks ja et vähem seadusi, vähem politseid, vähem võimu, vähem kõike. Ja see blockchaini põlvkond on natukene nagu samasugune põlvkond, vahendid on lihtsalt teised. Geeks makes peace, jah. Just. No, kas te nüüd saite blockchainist piisavalt räägitud? Seda tema majade juurde. Ei, ma ei taha enam, tundub, et see nagu kõigi kedagi ei huvita. Kodu ei huvita. Ei huvita ju. Ei, tegelikult ka ei huvita, sest sa oled seal... Aga ma saan aru, et sind huvitab. Ei, mind ei huvita, selles mõttes, mind huvitab see nii palju, et ma siiamaani saan väga regulaarselt pressiteateid, kuidas Startup X, ma ei tea, kinnisvarafirma X, Eesti Startup X on jälle teinud mingi tohutu asja seal nutikas kodus. Ja ma kogu aeg kustutan neid. Ja ma juba 10 aastat kustutan neid. Sellepärast, et nad ei, aeg-ajalt ma siis olen teinud nagu kord 5 aasta jooksul ma võtan sellise nagu proovi, nagu küpsetate kooki, paned selle hamburgi sinna sisse, vaatate, mis tuleb välja. Ja alati tuleb midagi väga halba, siiamaani. Et ma ei usu lihtsalt sellest, see huvitab mind sellepärast, et kaua ma saan neid teateid või mis te arvate. Aga kuna teid see ei huvita, siis ma loodan, et see teadete vool... Aga siin on nagu nende samade tehnoloogiate puhul võib alati öelda seda, et neid võib rakendada erinevates valdkondades. Ja valdkonnad on erinevate loogiliste arengutsüklitega. Ja ma olen tihti lugu püüdnud just nagu vaadata selle peale, et on nii-öelda aeglase arengutsükliga valdkonnad, mille hulgas näiteks on energeetika, tervishoid, haridus, kus selline nii-öelda muudatuse rütm ja tsükkel iseenesest on hästi-hästi aeglähed ja sul mitu tehnoloogia põlvkonna, mitu seda Gartneri tsüklit käib läbi enne kui... Ja siis nad tulevad lõpuks kohale seal haigla ütlevad, aga nüüd võiks hakata siin ju nagu mõtlema, et meil oleks vaja neid internetipistikuid seina panna. Ajal, kui kõik on juba kuskil nagu võrgus ära. Ja siis on sellised valdkonnad, mis suudavad vähemalt nagu näiliselt kiirelt liikuda. Klassikalt on see meelelahutusmängud, kes suudavad kohe mingisuguse asja kinni haarata, endal mingisuguseks kasulikuks rakenduseks teha ja selle nii-öelda väärtusahela jooksul võimalikult kiiresti seda ära ekspluateerida. Et teine küsimus tavaliselt on see, et kas ka nendes tehnoloogiates, mis siin on, nad on kõik pandud sellise ühe ajarütmi peale, et mõnel tehnoloogial on oma olemuselt juba nagu pikaajalise mõju, et kui ta on 30 aastat olnud ja 30 aastat tagasi tekkinud ja 10 aastat juba kuskil Carteri kõvere peal olnud, siis eks nad kõik panevad mingi tilgakese sellesse
valdkonna tulevikku omalt poolt kaasa, aga kas nende kohta võib öelda, et nemad on siis need platvormtehnoloogiad, kas nendest on miski sellist, mida võib öelda, et ta on nagu, mille peal me 10 aasta pärast nagu kõnnime, et ta on nagu asfalt? No kas 10 aasta pärast, aga selles mõttes, et sul on väga tore vaadata neid kollaseid kolmnurki, eks ole, mis on siis 10 aastat või rohkem, enne kui nad kuhugi jõuavad, et ma vaatan, et põnevad asjad on iseenesest nagu kvantarvutid, brain-computer interface, ka isejuhtivad autod, selline generaalne tehisintellekt, 4D printing kõlab väga huvitavalt, ma ei tea, mis see on. Aga kas keegi on välja mõelnud selle sõna igatahes? Jah, 5D kino on olemas, aga 4D printing... Ei, no 5G-st ma saan aru, aga kas see 4D-s siis 4. dimensioon on, mis on see aeg või mis see saab olla, ma ei tea. Sa Tanel tead, mis on 4D printing? Mul oli täpselt sama küsimus, aga kuna ta on seal nii all, eks ole, siis ma ilmselt saame sellest veel kuulda. Sõna on olemas juba. Mind üllatas muideks see, et see Smart Dust on seal nii all. IoT-platvormid ja ma arvan, et võib-olla peaks selle Smart Dustiga tegelema, et sellel on kõige suurem nagu see tõusupotentsiaal. Jah, või ma tegelikult teeks ka ettepaneku, võib-olla loome siin laval ära maailma esimese 5D printingu startupi. Hakkaks kohe tegelema sellega. Muide, meil on veerand tundi aega, et kui on saalis küsimusi kellelgi, meil on mikrofon kuskil, Marveti käes või? Ei jäänud, aga meil on Taneli käes, Taneli mikrofon läks katki, ühesõnaga, meil on Taneli mikrofon, taga on veel, et kui on kellelgi küsimusi või kommentaare või ettepanekuid, palun küsige. 4D trükkimine pidi olema see, kui trükitakse bioloogilist materjali, mis pärast edasi kasvab ja areneb. Ütle Postimehe vaatajatele ka. Et 4D printimine pidi olema Wikipedia kohaselt bioloogiliste materjalide trükkimine 3D printeriga ja siis see materjal hakkab, nii-öelda organism hakkab seda edasi arenema. Et 4. dimensioon on elu. Ja, et põhimõtteliselt trükid elu ja siis ta nagu hakkab selles mõttes seal nagu edasi liikuma. Aga kas see on nende organid ja muu selline asi? Mulle tuleb midagi umbes sealt poolt, jah. Liha äkki see. Liha sööd ära, aga... Põhimõtteliselt ka mingid termoreaktiivsed polümerid ja muud sellised asjad kuuluvad ka välja. Nagu te näete, see on veel kaugel. Nii et palun, kas on saalil küsimusi või me arutame edasi? Meil on üks suur põnev valdkond veel. Meil ei ole küll ühtegi selle valdkonna esindajat laval, aga ma korraldasin iseenda Facebookis siin üks nädal tagasi väikse eksperimendi ja kirjutasin, et mis te arvate, head sõbrad, et kas see niinimetatud Z-põlvkond on ka olemas. See on ka üks selliseid nagu võlusõnu, millest räägitakse. Räägi lahti Z-põlvkond. Z-põlvkond on siis põhimõtteliselt kasutud noored inimesed, kes ei oska mitte midagi ja on ainult internetis elanud ja ei ole õues kunagi käinud. Te teate, need on need, kes tulevad, need lumehelbekesed ja need, kes tulevad teile tööle ja nõuavad, et neil tööl oleks lõbus ja mänguline ja huvitav ja mitte liiga raske. Ja kui on liiga raske, siis nad lähevad baristaks kuhugi või kuhugi, ma ei tea, mingid juhutöid tegema, et sest elu vajab ka elamist. Et see on selline, eks ole, see müüt, mis on nagu loodud, et see uus põlvkond on totaalselt täiesti teistsugune ja tööandjad peavad kõik nüüd arvestama nendega ja üleüldse, et kõik on nagu muutunud. Ja ma sain väga palju vastuseid, kus öeldi, et ei, unustage ära, et ei ole olemas, et nagu kogu aeg on olemas jobud ja normaalsed inimesed. Ja et ei ole mingit mingit Z-põlvkonda, et on osad, kes tahavad tööd teha ja on nutikad inimesed ja viitsivad ja osad on lihtsalt laiskvorstid ja lohed. Kas teil on oma arvamus selle kohta või? Kas on olemas mingi täiesti teistlaadne põlvkond, kes on nii teistsugune ja toimib üldse vastupidi sellele, kuidas inimesed kogu aeg ei taha nad maju ja autosid ja perekondi ei taha ja mitte üldse tööd ei taha teha ja midagi ei taha? Sotsioloogid on juba viimased paarkümmend aastat, nagu jällegi 30 aasta mudeli juurde tuleme, on jaganud tegelikult mitte enam nagu läbivalt põlvkondadeks inimesi ja inimühiskondi erinevates riikides ja sotsiaalseid kooslusi, vaid fragmentideks ja segmentideks. Et me ei ole enam nagu homogeensed, vaid me oleme hästi heterogeensed ja nende sees on niisugused alamhoovusi olemas, mille seas on olemas siis ka sellised lumehelbekesed ja nagu tehnojobud, et sellised see lihtsalt on tõesti sellise eluvõõraste inimeste või tegelikult, miks ma ütlen eluvõõrast, et nendel on ka elu ja meie kõige halvem asi, mis me saame öelda, on see, et nad istuvad muidugi internetis. Seal ei ole ju elu. Muidugi on. Seal on sama palju elu, kui on nagu päris maailmas ja kindlasti nende emotsionaalne ruum ja suhtlusruum on vähemalt sama rikas kui ülejäänud inimestel siin maailmas, aga
see, et nad ei tee asju, mis meie peame normaalseks, ei tee veel nendest ebaõnnestujaid. ei no see on kogu aeg olnud see järgmise põlvkonna. Tanel, sina kindlasti õpetad ju inimesed, kas sa oled tähele pannud, et viimase 2, 3, 4 aasta jooksul on need inimesed, need noored, kes on sulle tulnud õppima, totaalselt täiesti teistsugused ja võib-olla isegi kasutud? Kas nad on tegelikult need Z-põlvkonna omad, kes on viimase paari jaoks, võib-olla need pole veel tulnud või? Ei, Z ikka juba käib tööl ja ei taha tööd teha enam, jah. Mina huvi pärast olen käinud andmas ka nii-öelda gümnaasiumis tunde ja seal on küll nagu jah, okei, võib-olla need on nagu, see on selline pauk, mis on juhtunud, millest ma ei ole ise nagu hoomanud, aru saanud, aga siis nagu nii-öelda päris õpetajad räägivad ja meil on siin ikkagi nagu pool klassi on antidepressantide peal juba 3. aastat ja siin on ikkagi jah, nagu tõsised teemad ja et käitume nagu, võtame viisakalt kõiki seda asja. Ma usun, et midagi nagu on ja võib-olla mitte päris, et on X, Y ja Z põlvkonnad, aga midagi nagu on. Ja näiteks ma usun seda, et see sama lillelaste värk, see 60 aastate asi, et see ikka muutis nagu maailma nagu täitsa ära ja me oleme kõik nagu sealt pärit, et see ühiskond on nagu hoopis midagi muud, kui oli enne 60-ndaid. Ja ma arvan, et see, mis praegu toimub, on ka see, et on hoopis mingi muu ühiskond praegu tekkimas. Sest kogu see ühenduse värk, eks ole, see nagu muudab asja ära. Umbes nagu ta muutis nagu 60-ndatel asja ära. Aga ta ilmselt ei juhtu niimoodi sihukeste järskude lüketena. Me oleme ise selle sees ja nagu ei saa aru hästi, eks. See jälle tore viimane raamat, mida ma lugesin, Homo Deus, Brief History of Tomorrow. Ja seal analüüsitakse seda, et me oleme oma maailma arengus jõudnud sellisesse faasi, kus me ei tegele enam sellega, et meil ei ole vaja võidelda näljahädaga, meil ei ole vaja võidelda katkuga, meil ei ole vaja võidelda selliste keeruliste haigustega ja nüüd me võitleme 2 suure teemaga inimkond. Esimene on see, kuidas saada surmast jagu ja teine teema on see, kuidas elada õnnelikult. Ja need on nüüd 2 põhiprobleemi, millega inimkond tegeleb. Ja surmateema jätame selle kõrvale, aga õnnelik olemine on just seesama nii-öelda lillelaste ja see Z, mis sa ütled, et kuidas ma saaks siis läbivalt, järjekindlalt, kogu aeg olla oma tegevuses õnnelik. Ja kas töö teeb mind õnnelikuks? Kas 10 tundi, 12 tundi, 14 tundi teeb mind õnnelikuks? Mul on sellele lihtne vastus, et kes tahab olla kogu aeg õnnelik, peab jooma kogu aeg viina. See ilmselt mõjub, kui sa oled lakkamatult purjus. Mul oli nagu teistsugune, ma olin huvitaval konverentsil Toledos hiljaaegu, kus oli tõesti nagu süvitsi mindi ühel teemal ja see oli tõesti nagu see töö ja sellega kaasnev needus ja üritus toimus ühes mingi 13. sajandist ehitatud vanas kloostris, väga tänapäevaseks renoveeritud, aga see oli kõige kihvtim oli siis see hetk, kus kohas siis nagu sellised suurmõtlejad korraga nagu järjest ehitasid üles nagu ainsa ja kõige olulisema nagu põhjusena, miks meil kõik nii halvasti on selle tööturuga, see kristliku kalendri ja selle, et meil on nagu hiljem tööstusühiskond rakendas selle nagu töönädalaks, selle kristliku kalendri ja toodi näiteid nendest riikidest, kes on väljaspool kristlikku ruumi väga õnnelikud ja toodi mitmed näiteid ka Okeaania ja Lõuna-Aasia riikidest, kus selline nagu pühapäevane kirikusse mineku kontsept puudub, mis on ehitatud ka puhkepäevana, vaid reegel on hästi lihtne. Üks inimene ei tohi 2 päeva järjest tööl käia. Ja mõelge, milline oleks nagu ühiskond siis, kui ta on üles ehitatud viisil, kus kohas ma võin tööl käia nii palju, kui ma tahan, aga mitte 2 päeva järjest. Kas sa ise valid nädalavahetuse endale või? Ehk teisisõnu, kuidas ma korraldan ühiskonna elu niimoodi, kujuta ette, et sul on iga päev on poed lahti, iga päev on riigiasutused lahti, iga päev on koolid lahti, iga päev käivad lapsed kooli, iga päev toimub, elu käib iga päev, aga mitte nii, et nagu kõik tõmbavad nagu juhtme, täna pärastlõunal lühendatud tööpäev kristliku püha tõttu, tõmbavad juhtme välja ja kaovad kuskile ja siis tulevad esmaspäeval või paljudes riikides teisipäeval alles tagasi ja ütlevad, et nüüd on kristlik püha läbi. Mis kuradi kristlik püha? Kas sa oled õnnelikum selle pärast, et nüüd saad nagu pool päeva varem töölt ära minna? Ehitada ühiskonna rütm hoopis teistpidi ümber. Selle sama tehnoloogia arengu tõttu me oleme ju ehitanud, me laome mingit vundamenti võimaluseks tõesti ühiskonnakorraldust, võib-olla töökorraldust nagu muuta. Ja see oligi see väide, et tehnoloogia edukaks rakenduseks on meil ees hoopis
tüüpiline nagu e-Eesti näide, et me rakendame tehnoloogiat väga edukalt ja juhul, kui me ei muuda selle taga olevat bürokraatlikku protsessi, siis see lihtsalt on ühe bürokraatliku protsessi digitaalne koopia, mis on sama ebamugav, võib-olla tõhusam, aga sama ebamugav, aga radikaalse muutuse saavutamiseks peame ka neid sotsiaalseid konstruktsioone, äriprotsessi muutma. Ja see, mis mis tehnoloogia on tekitanud selle, et õnnetunne on jälle mingisugune keemiline reaktsioon, on ju, meie Pole viina vaja. Kas Arvutimäng. Arvutimängud ja kõik asjad on ju. Ja et tehnoloogia, kui nagu vanasti seda õnnetunnet sul oli võimalik kogeda mingisuguse pika perioodi peale või mingi pika pingutuse peal, siis nüüd me saame seda õnnetunnet suurtsakatena pidevalt ja doose tuleb pidevalt peale, ehk vajadus uute dooside järele tekib tohutu, kogu aeg käid nii-öelda uute dooside järel. Tahad ametikõrgendust kiiremini saada, rohkem reisida, kaugemale. Lätis, Apes või mingi Siguldas käimine ei ole mingi reis enam, Paalile tuleb. Poolt eestlaste jaoks pidi olema Lätis käimine täitsa kõva reis. See on see viina õnnetunne, millest jah, me tuleme ikka sinna tagasi. Aga et me tahame järjest rohkem saada ja doose pidevalt peale saada. Tanel? Et mul tekkis siin paar tunnet või mõtet selle õnnetundega seoses, et jälle, kui mõelda nagu selle produktiivsuse teemas, millest te nagu rääkisite, siis jusku, et praegu tundub olevat nagu 2 viisi, kuidas kogu see tehnoloogia nagu produktiivsust niimoodi, tarkvaraline tehnoloogia tõstab. Et üks on see, et sa teed mingisuguse tarkvara või roboti, mis teeb sinu eest tööd ära, eks, või teeb rohkem, nagu üks asi. Seda on väga vähe, eks. No, vabrikutes teevad, aga see on niisugune teine tehnoloogia, me ei näe igapäevaselt seda, eks ju. Ja teine on see, et sa sunnid inimesi rohkem tööle. Sa sunnid inimesi efektiivsemalt tööle, eks, mis nagu väga efektiivselt toimub läbi selle, et sa saad kõiki e-mailiga pommitada, meelde tuletada, sa saad neile moblaga helistada, nad on kogu aeg nagu kättesaadavad, sa võid õhtul öelda, miks sa ei teinud seda ära, tee seda, ma saadan sulle selle paberi, eks. Meil on nagu intensiivne surve, et teha asju, see on tugevamaks läinud. Ja nüüd, kui mõelda nagu tagasi selle sama lillelaste 60 värgi peale, eks, see hakkas toimuma mingi satuks sarnane asi, et siis läks massiliseks televiisor, mis ma arvan oli üks suuri põhjusi. Et televiisor oleks massiliseks, inimesed nägid äkki, mis nagu toimub ühest küljest, teisest küljest televiisor hakkab sulle ütlema, et mis sa pead tegema, mida sa pead tahtma seda toodet, seda autot, seda värki niimoodi elama. Teised nii on, eks. Et tekib nagu surve. Ja selle survele tuleb alati vastusurve, eks. Et see lillelaste värk oli ühest küljest nagu vastusurve selle ühiskonna survele, mis tuli igast kunnast peale, muulgas, et pead sinna Vietnami minema, aga telekas on selle nagu põhiline osa. Ja see, mis praegu tuleb, et meil tuleb uuesti peale nagu surve läbi selle kommunikatsiooni, läbi mobiili, et sa pead kogu aeg rohkem tegema. Ja see peab ka automaatselt tekitama nagu vastusurvet, et ma ei taha teha, eks. Ma arvan, et see on see, mis te räägite. Aga ühesõnaga, et kui me ütleme, et tehnoloogia on loonud meile mugava võimaluse töötada ükskõik mis ajal, ükskõik kus kohast, siis seda tegelikult ei peaks vaatama kui meie nagu vabastajat, vaid kui tegelikult survet. Mis mõttes nädalavahetus? Mis tähendab, et sa oled välismaal? Täpselt, ta mehaniseerib sind, ta paneb seda selle suure tehisintellekti pilve sisse väikeseks mutrikeseks. Aga muuseas, mis on huvitav, on uus termin. GDP asemel riikides hakatakse mõõtma GDH-i ehk sisemajanduse kogu produkti asemel sisemajanduse kogu õnne. Nii, ja kuhu see viib meid? See viib meid suure õnnetundeni. Kuubal pidid ka inimesed olema suhteliselt õnnelikud. Seesama, me rääkisime sellest nii-öelda lillelastest ja zen-põlvkonnast ja uuest sellest, et see hakkab varsti tulema juba riiklikult. Me hakkame mõõtma seda, et kas meie need zetid on õnnelikud. Ja kui nad ei ole õnnelikud, mis siis saab? No siis riik määrab meetmeid, et nad ikkagi õnnelikud oleks. Jaa, mis iganes. Milleni me jõuame? Ei tea, aga me ehitame, eks ole, ikkagi neid süsteeme nagu täna üles täpselt sellisena, et tööta ükskõik kus kohas, tööta ükskõik kui kaua, mis on mingid Fiverrid ja muud need sellised teenused, et viie taala eest teed mingi väikse asja, pärast lähed ostad ühe õlle, eks ole, ongi juba hästi. Ja et palju siis inimesel eluks ikka vaja on, et internet kogu aeg nagu aitab, kogu aeg on olemas ja kui üks asi tüütab ära, et siis maailm on suur ja lai, eks ole, maailm on lahti, ma võin minna ükskõik kuhu, teha ükskõik mida, ma ei viitsi, kui sinuga siin jamada, et me tegelikult oleme, tehnoloogia on tegelikult tekitanud sellised võimalused inimestele ju niimoodi tunda. Et mõni ime siis, et me peame nüüd, et tuleb uus põlvkond, kes võtabki kõik selle vastu, kõik need lubadused, kõik need jutud
kogu selle turunduse, mis me oleme neile teinud ja hakkab seda siis kasutama sellisel moel, nagu me oleme lubanud. Ja siis me oleme õnnetud ja küsime, et aga mis teil viga on? Miks te tahate kuskilt võrkkiigest töötada? No sellepärast, et me ise müüsime teile selle variandi. Seesama ilmselt, millest me alustasime, et see kõik, mis me oleme loonud, see, kuidas me elame, see on ju fiktsioon, eks, ja praegu me proovime fiktsiooni lahendada fiktsiooniga, järgmise fiktsiooniga, eks, et kuhu me jõuame läbi selle. See võrkkiiges töötamine tähendab ilmselt seda, et kui sa ükskord võrkkiike heidad, et siis sa ei saa üldse nagu puhata ja lugeda ja õlut juua, et pead edasi töötama. Jah, põhimõtteliselt küll, jah. Eestis on muide ettevõtteid, mina ei ole töötanud siis meeldivates firmades, aga on olemas näiteks talvekontorid soojades riikides ja siis keegi rääkis mulle Taani startupist. Taanis neil oli progejaid vaja ja kui Eestis on progejad kallid ja vähe, et siis Taanis pidi ka ikka vähemalt sama hullu olukord olema ja keegi ei tule tööle. Eks ole, Kopenhaagenis mingisuguse pisikesse startupist, kõik juba töötavad kuskil. Aga siis nad leidsid sellise lahenduse, et 2 kärbest 1 hoobiga. Nad kas vist rentisid Baalil mingisugused villad ja panid üles kuulutuse, et kes tahaks terve talve Baalil töötada. Ja inimesed põhimõtteliselt voorisid neile tööle. Ja seda neid villasid olevat olnud seal oluliselt odavam üleval pidada kui Kopenhaageni kesklinnas kontoreid ja inimestele pidi oluliselt vähem maksma ka. ja niimoodi, et said oma progejad ja said veel kulud ka alla. Nii et võib-olla ikkagi mingi muutus on maailmas toimumas, millega tuleks nagu kaasa minna. Ma ei tea. 5 minutit. Üle juba. See on üle. Ma panin selle konservatiivselt oma kella. Aga kui ei ole kellelgi küsimusi, siis me väga hea meelega lõpetame ka täpselt siis, kui ühe kella järgi on veel aega, teise kella järgi oleme juba punases, sest me tegelikult ei tea. Aga see on küsimus. Jaa. Et mul on niisugune huvitav küsimus, võib-olla natukene teemaväline võib-olla. Aga see, et me rääkisime sinust õnnest ja nagu sellest, et nagu arvutimängudest räägiti siin ja sotsiaalmeediast ja kõigest, mis nii-öelda toidetakse meile ette, et me nii-öelda vaigistada meie nii-öelda seda õnnevajadust. Aga siis võib-olla seda tehnoloogia nagu arendamise asemel võiksime arendada sotsioloogilist tehnoloogiat või niisugust. Ehk siis õpetada inimesi ennast nagu programmeerida, ehk siis nagu õpetada inimestele võib-olla sisestama endale midagi niisugust, mis ütleme koolides näiteks, et mingi aine, mis õpetaks noortele kuidagi hakkama saama paremini. Et nagu niisugune asi näiteks on see inglise keeles väljend nagu self-talk. Nagu elamise õpetamine. Elamise õpetamist, täpselt. Et õpetada inimestele, et kui halvad hetked tulevad, siis mida endale sisestada, et mitte lasta välismaailma endale ajupesu teha, vaid pigem ise ennast pesta. Üles boostida. Üks Skandinaavia startup on selleks juba olemas. Neil on niisugune pisike tehniline vidin ja siis on nagu teate pesunäpp on ju, käib siia ninna. Mis asi? Pesunäpp, paned siia. Nii. Ja siis, kui parasjagu energia level madal on või mingid asjad pekkis on, siis lased teatud doosi endale. Mitte keemiat ennast, vaid ta hakkab mõjutama seda närvi, ninanärvi ja läbi selle mõjutab jälle mingisugust osakesi ajus ehk tekitab sul tehislikult mingisuguse hea tunde, ilma et peaks üldse tablette. See on see push the button to feel happy again. Jah, näiteks on ju, ilma et see peaks midagi seema. Kanepi parem versioon. Ma arvan, et ei ole inimõigus ennast halvasti tunda aeg-ajalt. Vääramatu inimõigus. Et jätame need eneseprogrammeerimised sealt vahepealt ära ja paneme kohe pumps doos jälle peale ja jälle hea olla. Jah, jooga on ka alati variant. Nii, kas on veel küsimusi? Ei ole? Aitäh siis. Ma tänan oma paneeli ja ma tänan kõiki kuulajad ka. Aitäh! Aitäh, Kaidi! Rõõm. Aitäh! Oi, aitäh!
ja niikaua, kui paneelid vahetuvad, siis on Jaanika Leoste räägib meile eesootavast roboti teemast. Tere minu poolt ja ma just kuulasin viimasest paneelist, et oli 2 võtmesõna. Üks oli surve, et mina hakkan teid survestama ja suisa söögivaheajal, et ainult ei sööks, vaid ka midagi õpiksite. Ja see, kuidas mina tegelikult survestan isiklikult teie lapsi, teie õdesid, teie emasid, on see, et mina tahan, et matemaatikatunnis õpetatakse robotitega. Mitte küll nendega, millega ma teid survestama hakkan, aga siiski robotitega. Ja küsimus on siis selles, et kus see surve tegelikult tuleb, et me need robotid sinna kooli tahame tuua. Ja tegelikult ei tule surve mitte kusagilt mujalt, kui surve tuleb tegelikult, võiks öelda, et Euroopa Liidu tasandilt, sellepärast, et meil on puudu inseneridest. Ja siis riigid usuvad ja haridusministeeriumid usuvad ja koolijuhid usuvad. Matemaatikaõpetajad ei usu, aga me saame sellest üle. Et kui me toome midagi tehnoloogilist, nagu näiteks robotid koolitundi, siis meil automaatselt aasta, 5, 10, igal juhul kohe varsti laheneb ära see müstiline probleem, et meil on IT-s puudu Euroopa Liidus näiteks 2020. aastaks 500 000 kuni 900 000 inimest. Ja kus on nüüd see seos, siis nende IT-spetsialistide ja selliste väikeste naljakate abitute elektrooniliste mänguasjade vahel on väga lihtne ja selleks ühendussõnaks on matemaatika. Ja matemaatika, mõelge, kujutage ette matemaatikat. Ega ei saagi kujutada, et on abstraktne. Ja selles see probleem ongi, et matemaatika on abstraktne ja lisaks liigsöömisele ja unetusele ja depressioonile on kogu maailmas diagnoositud väga tõsine probleem, mille nimi on math anxiety. Ehk tõlgime teda siis eesti keelde matofoobia, hirm matemaatika ees. Ja nüüd oleme kõik korraga hästi uhked selle üle, et Eesti õpilased on PISA-s kõige tugevamad ja kujutage ette, et on tehtud teaduslik uurimus teemal, et need lapsed, kellel on matemaatika hirm, saavad PISA-testis 30% halvemaid tulemusi. Nii et kujutage ette, kui Eesti lastel ei oleks matemaatika hirmu, mis kohal me siis veel oleksime. Nii, ja teine asi, mida siis veel loodetakse, et kuidas sellest hirmust nüüd üle saada nende väikeste robotite abil, et kõik läheksid insenerideks, kõik läheksid tarkvaraarendajateks, kõik läheksid IT-sse, isegi tüdrukud läheksid IT-sse, on välja mõeldud üks väga uus teooria. See on nii uus teooria, et sellel eesti keeles veel tähendust ei ole, aga inglise keeles kutsutakse teda embodied cognition. Ehk kõige parem mõiste, mida mina suudan teile eesti keeles ütelda, selle nimi on kehastatud tunnetus. Ja kehastatud tunnetus siis tähendab seda, et inimene on tegelikult kas nüüd miljoneid, aga väga palju aastaid kindlasti hakkama saanud oma kehamäluga, oma kõhutundega, oma instinktidega ja millegi pärast on siis viimasel 10, 100, 1000 aastatel mingi õhuke mõistuse kiht ka sinna peale läinud. Ja see õhuke mõistuse kiht on nii ülekoormatud oma 7 kohaga operatiivmälus, et nii pea, kui me paneme matemaatika ülesande sisse, siis meil hakkab hirm, me põgeneme, me saame PISA-testis 30% halvemaid tulemusi, me ei lähe üldse ülikooli õppima inseneriks ja Eesti kukub kokku, ei tule E-Estoniat enam edasi. Ja seetõttu embodied cognition ehk siis kehastatud tunnetus tähendab seda, et me ei piina oma mõistust. Et kui meil on vaja osata abstraktset matemaatikat, siis me laiendame oma keha ja me õpime hoopis oma kehaga ilma mõistust kaasamata matemaatika selgeks. Ei naera, see on uus teooria. Teadlased alles uurivad, kuidas seda põhjendada ja kuidas seda näiteks matemaatikasse tuua. Aga hästi lihtsa näite siis toon teile, saate ka ise läbi elada, kas enne või peale lõunasööki, see on teie vaba valik. Et kui te teete abstraktselt midagi, siis teie keha ei ela kaasa ja teie keha ei õpi. Aga nii pea, kui te laiendate ennast selleks väikeseks robotmehikeseks või mänguasjaks, siis teie keha hakkab kaasa elama. Ta hakkab ennustama, kuhu ta sõidab, miks ta teeb, kuidas ta käitub ja läbi selle me saame tuua abstraktse matemaatika reaalellu. Ehk ühesõnaga, teie laiendate iseennast oma väikesesse mänguasja teisikusse. Või siis te elate läbi numbreid, aegruumi, nurkasid, kujundeid
ja läbi selle teil ei ole enam hirmu, teil kasvab õnnetunne, te tahate õppida matemaatikat, te tahate minna inseneriks ja Eestil läheb hästi. Nii. Kuidas siis mina täpselt teid täna survestan selleks, et lõppkokkuvõttes meie õnnetunne tõuseks? Ma arvan, et teie hulgas ei ole matemaatika hirmu, need, kellel on matemaatika hirmu, need tegid krampliku naeratuse, kui ma sellest rääkisin, ärge muretsege, psühholoogi ei aita, aitavad robotid. Et meil on siin olemas selline tänasel päeval teile esinenud tarkade inimeste näopiltide ja nende ainsa targa lausega matt. Ma ei tea, kas nad selle lause juba välja ütlesid või ütlevad veel, aga igal juhul siin see on. Aga see meenutab natukene halvasti paigutatud Amazoni ladu, nagu see robot meenutab väga haledat Amazoni roboti prototüüpi ja meil ei ole vaja teha mitte midagi muud, kui stardist alates Birchist ja lõpetades minuga, juhtida siis see robot rohelise lipukese juurest ruudulise lipukese juurde. Ja kas see robot on tark, kas tal on tehisintellekt, tuhkagi tal ei ole, tal on kiuslikkus, et ta oskab oma valgussensorite abil, mis on tal kõhu all, neid on 5 tükki, ta oskab liikuda mööda musta joont. Ja kui tal on võimalus valida, tal on näiteks risttee või tal on võimalus kuskile veel minna, siis ta läheb juhusliku arvu põhjal, mitte tarkuse põhjal, sinna, kus ta ise tahab, välja arvatud juhul. Kui me ütleme talle, kuhu minna, me ütleme talle seda puhtas eesti keeles selgitustega, ilusate värviliste täppidega. Te ei pea neid kleepekaid kasutama, te võite ka vildikatega joonistada, kui te ei karda matemaatikat ja te usute, et te suudate perfektseid ruutusid värvida vildikaga, milles ma ei ole nii kindel. Nii. Ja milline on siis see hea tulemus, mis paneb teid kehaga kaasa elama sellele robotile, vabastab teie operatiivmälu ja te tunnete, et teie lapsed on õnnelikud, kui nad tulevad koju ja ütlevad, et nüüd me peame matemaatikat õppima robotitega näiteks, et te kleebite siis enne või peale lõunasööki need kleepekad õigetesse kohtadesse ja mina ja minu abiline ootavad teid siis nende väikeste robotitega ja te saate katsetada, et kas teie mõtlesite nagu robot. Kui teie mõtlesite nagu robot ja teie embodied cognition läks siia roboti sisse, siis te sõidate selle raja esimesel katsel lõpuni. Kui te nii hästi ei suutnud ennast laiendada ja olite liiga abstraktne, siis me kleebime kleepakaid üle, kasutame vildikaid, teeme väikesed korrektuurid ja teil on lootust jõuda lõpuni ja tunda ennast õnnelikud. Et sellega minu poolt kõik ja siis on juba küsimusi ja palun.